Tere, minu nimi on Vanessa Jürgenson ja ma tahaksin teile esitada paar kliimatarka küsimust. Kuidas on teie nimi? Tere, mina olen Airiin Vaasa. Ja millega te tegelete? Olen hetkel RMK kestliku arengu koordinaator ja ühtlasi ka Euroopa Liidu kliimasaadik. Kuidas on viimase paari aastaga muutunud Eestis süsiniku sidumine metsades ja mis seda enim mõjutavad? Viimastel aastatel on süsiniku sidumine olnud suhteliselt stabiilsel tasemel. Noorema ja keskealisena seob mets rohkem süsinikku, aga mida vanemaks ta saab, seda vähemaks jääb ka süsiniku sidumine. Kas süsiniku sidumist saab suurelt vaid raiemahte vähendades või on ka teisi tõuseid kaas? Ma ausalt öeldes ei tahaks sinna võrdusmärki tõmmata, et raiemahu vähendamisega me suurendame süsinikku. Ilmselt olete seda lauset kuulnud meediast, kus on see palju läbi käinud ja mida pigem siis räägib looduskaitse pool. Aga tegelikult see raiemahu vähendamise mõte seal taga konkreetselt on see, et kardetakse, et meil jääb metsa pindala vähemaks ja selle tõttu ka kaovad erinevad metsaelupaigad ja metsaelustik kaob. Mis takistab kõige rohkem looduslikku metsamajandust? Ma arvan, et kõige raskem aspekt selle juures on puuduvad teadmised. Meil ei ole Eestis tehtud väga palju uurimustöid sellel teemal, et kuidas ja mida me rakendada saaksime. Kõige kindlam teadmine, mis meil täna on see, et jäljendada ka looduses tekkivaid häiringuid. Ehk siis näiteks, kui toimubki põleng või on näiteks mingi suurem kahjurirünne, et siis imiteerida ka loodusesse selliseid võtteid. Teadmised on seal olulised sellepärast, et meil on Eestis väga palju erinevaid metsakasvukohatüüpe ja kõik võtted igasse metsatüüpi ei sobi, et see tuleb ikkagi valida konkreetselt siis selle kindla metsa kohta, kuhu neid võtteid tahetakse rakendada. Millised tehnoloogilised lahendused on Eesti metsades juba täna kasutusel ja millist mõju need avaldavad? Ma arvan, et kõige rohkem kasutame me erinevaid kaugseire lahendusi, ehk siis satelliidid, droonid, lidarandmed. Me integreerime neid metsa takseerandmetega, ehk siis metsa mõõtmisandmetega. Moodustame neid erinevaid metsakaarte ja see annab meile sellist ülepinnalist või väga laiaulatuslikku vaadet sellest, millises seisus meie puistud on. Need näitavad üldse, et kui palju meil metsa on, et sealt meil on väga hea kohe välja võtta nende andmete või piltide alusel, et kus on tehtud näiteks raieid või kus on olnud näiteks mingeid kahjurirüüsteid. Mina olen Maivrit Mägi ja me tulime täna noortega vestlema. Tere, Else! Tere! Ma küsin sult, mis sa arvad, mis on Eestis üks kõige levinumaid puuliike? Eestis on väga palju okaspuid minu arust, nii et ma arvan, et võib-olla kuusk. Mänd. Kosk. Teiseks küsimuseks on, mitu protsenti Eesti pindalast on kaetud metsaga? 55. Võib-olla pool Eestit. Kolmandaks küsimuseks, mis te arvate, mis on peamine meetod, mida tehakse, et metsi taastada? Teevad kaitsealasid ja siis kasvatavad uusi puid. Ja viimane, mis te arvate, mis on peamine raie põhjus? Majanduslikud põhjused.